Tere! Mina siis Tiit Tremm Tartu Ülikoolis semiootika osakonnast ja olengi tegelenud põhiliselt ruumi ja linna semiootikaga, ehk siis sellega, kuidas ruum on tähenduslik, kuidas tõlgendatakse ruumi. Ja siis seoses selliste sotsiaalsete tähendustega, kultuuriliste tähendustega, aga ka seoses elurikkusega. Nii et kõik see tuleb kokku. Ja täna hommikul siin annakski natukene siis sissevaadet ruumisemiotikasse, et millega see tegeleb ja mõni mõte. Võib-olla lisab sellise mõttesuuna ruumiloome tegevusse. Et alustuseks, mis see ruumisemiotika on ja kuidas ta ruumiloomega võiks seotud olla. Et kui ruumiloomet võime hästi üldiselt ilmselt määratleda kui koha või siis ka laiema ruumi konteksti kujundamist, siis ruumisemiotika ühelt poolt küsib selle järel, et kuidas tõlgendada olemasolevat ruumi, kuidas lugeda arhitektuuri, linnaruumi, maastikku, ehk siis seda olemasolevat ruumi kui teksti näiteks, kuidas seda mõista, lugeda sealt välja. Olnud ühiskonna korrastusi, inimeste suhteid, seda, miks nad nii on teinud, mis nad sellega öelda on tahtnud näiteks. Aga teiselt poolt siis ka selline loovam pool, et kuidas luua tähenduslikke kohti, väärtuslikke kohti ja teisalt, kuidas luua ruumi endaga siis tähendusi, mis otsapidi tähendab seda, et kuidas luua ruumi kujundamise kaudu ühiskonda ja kultuuri. Mis võib minna päris selliseks manipulatiivseks ka kätte ära, et kuidas luua homo sovjeetikust näiteks ruumi korrastamise kaudu. Aga ka hoopis praktilisemad asjad, kas või näiteks tarbimisruumide korraldamise, et seal on ta põhimõtteliselt kohal. Ja sellise üldise seosena võibki öelda, et ruumiloome ja ruumisemiotika saavad kokku selles, et igasugune ruumiloome, isegi kõige tehnilisem, teostab ja kommunikeerib mingit ideoloogiat. Sellele saab jälile siis, kui märgata, et kõik see, mis me teeme ruumiloomes, on tegelikult hulk valikuid. Et võib igal moel kirja panna, saab igasuguseid lahendusi teha, millegi pärast me teeme neid valikud, võib-olla me ei tunne need alati valikutena, sest et need on nii stamplahendused juba. Aga põhimõtteliselt kipuvad nad olema valikud ja kui sinna juurde küsida, et aga miks? Ja selle tuleb esmane vastus, siis küsida uuesti, aga miks? Ja küsida nii kaua, kuni jõuab selliste peidetud argumentide, peidetud väärtuste ja tähendustena, mis paneb meid tegema selliseid valikuid, mis on need eelistused, mis on need mustrid. Et selle kaudu siis saab leida nii isiklik taustu kui ka selliseid kehtivaid jagatud ideoloogiad. Ja teisalt, mõnes mõttes praktilisemalt poolelt, et need konfliktid, mida me näeme, konfliktid, vastuolud, aga ka muidu väitlused ruumiloome juures, et need suuresti on konfliktid tähenduslike maailmade vahel, et igaüks elab oma tähenduslikus maailmas, oma viis maailma mõista ja need lihtsalt ei klapi kokku, sest üks on kohalik elanik, teine tahab teha äri seal samas, aga need on täiesti erinevad viisid maailma kohta näha. Ja siis küsimus ongi nende tõlgendamisviiside kokkutoomise võimaluses või neist ühisosa leidmises. Ja kui ühelt poolt on siis sisuline pool, et tähenduslik maailm, igaühe oma maailm kui see sisu pool, siis teisalt käib pidev võitlus nende tähistamisviiside üle, et millega me symboliseerime oma maailmanägemuse kohalolu evalveerimist. Et kas see on näiteks tarbimisruum või on mänguruum. Aga hästi lühidalt ka selline
ruumisemiotika üldloogika, et kus need tähendused tekivad ja kus nad on, võib eristada 3 suuremat tasandit, mis algab siis tajust ja jõuab sellise utoopilise ruumiloomeni välja. Et ruumi tähendustamine ja tõlgendamine algab hästi lihtsatest asjadest, kõige elementaarsemast eristamisest, tajulisest eristamisest ja kasutusvõimaluse äratundmisest. Põhimõtteliselt võibki öelda, et kasutusvõimalus või funktsioon, mida ära tuntakse, et see ongi selline esmane tähendus. Ehk, et kui me toolis tunneme ära selle võimaluse kasutada seda istumiseks, siis võibki öelda, et selle äratundmine on see, et me tõlgendame seda tooli sellise istumise tähenduse kaudu. Aga samas siis istuda saab väga erinevalt ja lisaks võib istumine tuua kaasa muid teiseseid tähendusi nii-öelda. Ehk siis see, kui te tulite siia sisse, istusite maha, pani teid juba mingisugusesse olukorda ja see istumine või seismine, see, kes istub, sellel teatavasti seisukohta ei ole, et see juba tekitab sellise sotsiaalse olukorra erinevuse, kes mida teeb, samuti kes kus istub, et need valikud muutuvad, on siis see, mis kannab tähendust. See saab ka väga erineval viisil istuda, kui te mõtlete teismeliste klassiruumi peale, siis vahetunnis on tore istuda laudade peal, nii kui tund algab, tuleb istuda toolide peal täiesti. Olukord kohe muutub. Ja lisaks siis tore väljend nagu soe koht. Ma ei tea, kes teist istub soojal kohal, kes ei istu, aga sellised kultuurilised väljendid, et on tagasi viidavad kui sellist hästi konkreetsete esmaste tähendusteni, seos hästi praktilise istumisega. Ja selles mõttes oli see puhtfunktsionaalse tõlgenduse peale saab ehitada erinevaid tähenduskihistusi, luua sümboolsed maailma. Nii et ühelt poolt on tähendus on seotud kasutusega, aga teisipidi ka igasugune kasutus on selle tähenduse realiseerimine, selles mõttes tõlgendus. Aga sellest on erinevad tähendused, sellised teised tähendused ja et on palju erinevaid viise kasutada. See viib juba sinna teisele tasandile, et see tähenduslikkus on seotud sotsiaalsete olukordadega. Et nagu seal pildilgi, et ega Emajõe-äärne trepistik ei ole teab mis soe koht istumiseks, vähemalt seal pildil olnud kevadise ilma ja ega teab mis mugav, mingit pehmust seal ei ole. Aga see, miks siis sinna minnakse, et on suuresti sotsiaalsed olukorrad. See on seotud inimeste identiteediga. Ehk siis ruumi tähenduslikkus on seotud sellega, et inimesed tegelevad selle ühiste asjadega, mis tõttu see ruum saab seotuks ka identiteediga. Need asjad liiguvad koos. Ja nii ka see ruumiline korrastus tegelikult siis tähistab sotsiaalseid olukordi, mida sa saab teha. Seminariruum annab ühe olukorra, paneme teatristiilis toolid, on teine, jõe ääres istutakse treppide peale, aga vahepeal oli meil suur mood panna neid tänavatel fikseeritud toole, kus inimesed peavad üksteisele otsa vaatama. Eriti populaarsed ei olnud, võib-olla inimestele ei meeldi nii intiimselt otsa vaadata, kes et linna tahavad istuda kõrvuti. Siis tunnevad ennast sotsiaalses sellises ühistegevuses olevana. No, aga need sotsiaalsed olukorrad ühiste asjadega koos tegelemine ruumis, see on seotud siis kogukonnale omase eluviisiga. Seetõttu on see seotud ka inimeste identiteediga ja sellise suhteliselt automaatse tõlgendusviisiga, et see, mis on kooskõlas selle meie eluviisiga, see on ühtlasi loogiline. Kui seal teha mingisugune muutus, siis tekib kohe hõõrumine, tekib teatav ebaloogilisus. Ja siit ka mõningad konfliktid. Ja kolmanda tasandina võib siis tuua selle, kui see
ruumiline korrastus ei ole nii otseselt enam seotud meie tegevustega, aga me kasutame seda vahendina, pigem just siis mõtestamisvahendina, selleks, et luua uusi tegelikkusi või teostada füüsilise ruumi kaudu, kuna see on nii hea jõuline kommunikatsioonivahend, püsiv ka tihtipeale, et sellega oma selliseid sümboolseid tähendusi tähistada. Ehk siis mis mõttes kaks erisuunalist protsessi, et meil võib olla idee, utoopiline idee, kuidas asjad võiksid olla ja me loome sellele ruumilise lahenduse. Kui te mõtlete Toomas Moori või ükskõik millise teise utoopia peale, siis need oma sisult on ruumilise korrastuse, ühiskonna ruumilise lahenduse kirjeldused. See ruumi kaudu seda ühiskonda esitatakse. Ja vastavalt ka tegelikult igasugune uus arendus, et seda võib vaadata kui sellist utoopilist ruumi, mis teostab mingit ideed, mingite vahenditega, kuidas ta siis reaalsusega kokku läheb ja hakkab kokku minema edaspidi, et see on nagu järgmine protsess. Ja teiselt poolt see, mis me näeme selliste suurte sümbolite puhul, et meil on kultuur, ideoloogia, poliitika ja siis suunata see kokku ühte füüsilises ruumis olevasse sümbolisse, mis justkui tähistab siis kõike ja seetõttu hästi selline laetud koht ja võimaldab jällegi luua selliseid uusi mõttelisi tegelikkuse. Aga et lisaks sellistele tasanditele semiootika puhul ei saa üle ega ümber sõnast märk, et kuigi see elementaarne ruumi tähenduslikkus algab sellest väga lihtsast tajuhetkest ja see on ka moment, see suur osa tegelikult siis on see, mida inimene jagab teiste loomadega. Et see tegevuslik keskkonna tähenduslikkus on suht sama inimesel ja teistel loomadel, kes oma keskkonda tajuvad. Ja selles mõttes ka neil. Ka nemad elavad tähenduslikus maailmas ja me saame seda võrrelda nii nagu erinevate inimeste vahelisi erinevaid tõlgendusi. Aga lisaks sellisele üksikule eraldatud märgile või õigemini hoopis vastupidiselt sellele, kuna võib öelda, et üksik märk tegelikult ei tähenda mitte midagi. Puust ja punaseks tehes võime teha seina peale punase viisnurga, aga see ei tähenda seal mitte midagi. Sest et tähendus tuleb siis, kui on märkide kogum, jada ja on selles mõttes kontekst, milles tõlgendatakse. Nii et ka rääkida kodeerimisest ja dekodeerimisest, et see keskkonna nii-öelda lugemine, see pigem on mitte üksiku märgi otsimine sealt, mida see tool tähendab, vaid ikkagi koos selle konteksti, kus me seda kasutame, kes kasutavad, millised on need erinevad võimalused sarnase asja tähistamiseks, kasutamiseks. Et selles mõttes see jada, ehk et on kood või hulk elemente, enda suhteid ja reeglid, kuidas neid seostada, kasutada. Ja näiteks siis ka nagu pildil, et hästi ei ole võib-olla näha, aga et need vaidlusalused nõukogude sümboolika, et võib seinal olla, aga see, mis ta seal seinal teeb, sõltub sellest, mis seal seinal veel on või mis on see üldine ühiskonna kommunikatiivne kontekst, kuhu ta satub. Et kui me paneme nõukogude sümboolika, nagu Tartus Raivo Lähtsis on, suveniiripoe aknale või akna kohale, jätame ta siis sinna, et kõrvuti sõnadega suveniir, kunst, käsitöö, siis kas see on oluliselt erinev olukord kui see, kui Tallinna vanalinnas on matroškad suveniiripoe aknal. On nõukogude sümboolika või ei ole. Aga siis laiemalt kodeerimise puhul see küsimus nende seoste puhul ongi, et kuidas siis jagada ruumi tähenduslikeks üksusteks ja kuidas neid omavahel seostada. Ja võib rääkida hästi erinevatest sellistest koodidest, jadadest, tehnilistest. Ehk tulles tagasi valiku juurde, see, kuidas konstruktsioon hakkab kandma, selleks on väga erinevaid lahendusi. Valdavalt see, kas me valime ühtmoodi kaare või teistmoodi kaare, ühtmoodi silla või teistmoodi kaare, see ei ole füüsika
üksikaliselt tingitud valik, vaid see on meie eelistused. Kultuurilised, esteetilised valikud või siis sellega seotud tegelikult selline harjumus, kaanon või usk, mis sobib või ma ei tea, poliitilise ideoloogia kokkuminek. Et selles mõttes need on ka valikute küsimus, kuigi tundub hästi tehnilised. Aga samuti esteetilised stiilid kui koodid, et kuidas me tunneme ära klassitsistliku baroki, see on selline tüüpelementide omavaheline korrastatus. Aga lisaks ka tähenduste seostamine, mis siis käib sellise kasutuse äratundmise ja muude tõlgenduste kaudu. Kõige selle taga võib siis otsida keskselt sellist eluviisi kui antropoloogilist koodi, et mida see ruum tähistab sellise, mis on see eluviis, mida seal teostatakse selle kasutamise viis nii-öelda. Kas siis see, millist eluviisid tähistab taburet võrreldes kiiktooliga või vaadates klassitsistliku hoone peale, saame me akende suurusest juba ära öelda, et tegu on klassiühiskonna hoonega. Eri korrustel on funktsionaalselt juba erineva suurusega akend. Aga oluline moment selle kodeerimise juures on see, et iga märk tegelikult toob kaasa oma kontekstid, sealhulgas oma tõlgendusviisid, mis toobki selle ka sellise võõra sümboolika probleemsuse, et mitte see sümbol ise pole probleemne, vaid see hirm selles, et sealt tuleb kaasa mingisugune ühiskondlike suhete ja väärtuste tõlgendamise viis, et see märk ise toob kaasa kogu selle kultuuritausta. Niisiis, kokkuvõtlikult tulles tagasi ruumiloome juurde rohkem, võib öelda, et ruumiloome, igasugune ruumiloome on alati sekkumine. Olukorra hindamine oma peas mudeli loomine ja selle muuta püüdmine, kui palju seal on teised kaasatud või mitte, see on omajagu problemaatiline küsimus ka juba teoreetiliselt. Ja selle juures võiks siis küsida, et mis on need koodid, mida me sealt ära tunneme, mida me sealt otsida võiksime, kelle koodid need on, milline on see eluviis, mis seal taga on, ja miks me teeme ühtesid ja teisi valikuid, miks need, kes seal tegutsevad selles ruumis, teevad need valikud, mis on need nende tähendused, valikud, seosed. Ja selle juures siis pidada meeles, et see ühiste asjadega tegelemise ühine ruum on suuresti identiteedi alus. Ja identiteet on omaette suur teema ja millega tegeleda. Ja see kaudu, et ta on identiteedi alus, on ruumiloome hästi aktiivselt, jõuliselt, selliselt afektiivselt ka ühtlasi sekkumine tähenduslikesse maailmadesse. See ei ole lihtsalt ruumi kujundamine, vaid sekkumine tähenduslikesse maailmadesse, mis tegelikult tähendab ka, et sellel ruumiloojal, arendajal, muutjal lasub vastutus, mis on oluliselt suurem kui see osa maailmast, mille üle tal on tegelikult kontroll. Sest sekkumise mõju on suurem kui see, mida sekkumine ise eeldab. Ja sellise tähendusliku maailma sekkumise puhul siis tüüpiliseks on see utoopia ruumide loomine, mis on olemuslik planeeringu teostus, et seal on teatud utoopilisuse aspekt. Ja teisalt, mis kaasa tuleb, on eri tegelaste, eri osaliste eluviisidega seotud koodide raputamine ja sealt siis tulevad need konfliktid, sest kes tahaks, et tema tähenduslikku maailma tuldaks lõhkuma, mis tekitab ebakindlust, teadmatust ja kõike muud sellist, mis ongi aluseks paljudele konfliktidele.